Praegu selle järgmise jutuga saame kohe kuulda Liisa Pakosta lava. Senikaua kui siin slaidi otsitakse, et seal oli üks väga põletav küsimus veel, äkki saab küsida ja Helena ära vastata. Kas see kohe põles, kas see juurde ei saa märkamata? Nii, Reivo pole. Võtame sealt pulga äkki, kes ütleb mõni. Ma võin toa häälega ka küsida. Mul on selline küsimus, et kuigi advokaat saab alati raha, ma tean, et meil perekonnaseaduses on selline klišee, et seaduses on kirjas, et vanemad on võrdsed, nii ema kui isa. Aga praktikas me näeme seda, et kohtusse pöördudes millegipärast seda, mida ema ütleb, alati usutakse, olenemata sellest, missuguseid tõendid isa toob. Et kas see on nagu nüüd sugupoolte teadlik selline diskrimineerimine või miks selline praktika nagu viljeleb kohtumaastikul? Ja kas mõni vanem on pöördunud kohtusse, kus ta on... See on juhitav küsimus, et küsinud juba seda, et see ebavõrdse kohtlemise diskrimineerimisega oleks näiteks mingi tuvastusabi tehtud või midagi taolist. Aitäh! Ja, aitäh küsimuse eest, et see on õigustatud küsimus ja tegelikult, kui ma vaatan enda laual olevat klientide statistikat, sul väga statistilised küsimused meeldisid, siis minul millegipärast on rohkem meeskliente. Millest see räägib? See räägib sellest, et nemad ei rahul. Ma tunnetan ka hinges pidevalt seda, et see ebavõrdne kohtlemine on, et neil on raskem, et nad peavad tõestama rohkem, sest emal tegelikult piisab väitest, et aga ma olen ema. Ma sünnitasin 9 kuud, südametuksed, kõik muud asjad, rinnapiim, aga et kas siis see on nagu sellest piisab, et see ongi see sooline nii-öelda eelis, ja isad siis peavad nagu sellele rinnapiimale mingi alternatiivi leidma ja otsima mingid tõendid, et aga ma olen ju ka tegelikult väga hea lapsevanem, eks ju, et ja lõpukotkutes rinnapiim saab otsa ja laps kasvab suuremaks ja ta... Ilmselt tsensuur tuli vahele, jah? Siia poole tulema siis. Võtame paremini. Nii. Jumal, see mikrofon. Tuleme siia poole just. Levi on natuke parem. Lõpetame selle lause julgelt ära. Ei, ma tahan lihtsalt öelda, ja ma tean ka, millele Reimo vihjab, et meil on paar kaasust ühist temaga ja ma ei saa nagu kuidagi moodi seda ümber lükata või eitada, et see nii on, et jah, see nii on, et mingi sooline eelis on emadel olemas. Suur tänu, et see välja tuli hea, et see ei ole kohtusilmis nii, kuigi see oli väide, võib-olla mille järgmine esineja valmis juba ümber lükkama. Liisa, palun vabandust. Nüüd me põleme järgmise teigiga natuke seal. Mina olen pikse varas tapki vindi ära, eks ma sõnumi tooja, aga ma pean andma sõnaga neile, kes ootavad seda 15 minutit. Palun. Aitäh, kuigi ma arvan tegelikult, et nii heal esinejal ja asjatundlikul inimesel nagu Helen Häälel olekski võinud olla pikem aeg, sest need praktilised küsimused, mis huvitavad inimesi palju rohkem ja igapäevase kohtupraktikaga volid kokku ei puutu, sellepärast meie kohtus ei käi, et see natuke see vastus juba tuli ära ja et need erinevad suhtumised naistesse ja meestesse on tegelikult ikkagi see põhjus, miks ka meie küllalt palju selliseid pöördumisi saame. Ja siin on pildid siis uuest Gonsiori tänavast, kus tegelikult jalgrattatee on tihedalt, keset jalgrattateed on neid liiklusmärke täis pandud. Ma ise ka kausin seal jalgrattaga, see ütles on päris keeruline, et natuke see perekonnaseaduse lugu on ka selline, et mõeldi head, aga siis kuskil ootamatutes kohtades on mingisugused täitsa võib-olla pahatahtmatud takistused ees. Et juhtusin ka ise tegelikult olema Riigikogu liige sellel ajal, kus ta viimast perekonnaseadust menetleti ja sellest on kindlasti 101 erinevat mälestust, aga see, mis mulle väga valusasti meelde jäi, oli see, et see oli väga-väga palju kaldunud selles suunas, et kuidas jagada vara. Peaaegu üldse ei räägitud sellest, et mis saab inimestest. Et kogu see perekonnaseaduse versioon, mis meil siis Riigiteates üleval on läinud mõnes kohas ülidetailseks vara küsimustes ja meil ikkagi ei tulnud need slaidid midagi siin, aga okei, saame hakkama. Et see inimeste pool on seal täitsa puud ja kui me katsume meelde tuletada, siis olid ju toona naisühendused olid väga tagajalgadel, oli suured vaidlused olid selle perekonnaseaduse üle, et ma siiamaani arvan, et see perekonnaseadus teeb mõnes kohas liiga naistele, varateagumise koha peal ja tõepoolest teeb liiga nendele, kes tahaksid seda vanemust jagada.
et kas või juba sellepärast, et seda niisugust mõtet ei ole seal seaduses ju kirjas. Aga kui me vaatame sellist üldist asja, siis jah, põhiseaduse paragrahv 12 ütleb meile seda, et mitte kedagi ei tohi teistmoodi kohelda tema soo tõttu. Ja see põhiseaduse üldine võrdõiguslikkuse mõiste laiem ikkagi igale poole siin elus ja täiesti selgelt ka korreleerub teiste arenenud riikidega, kõikide Euroopa Liidu määrustega, alusdokumentidega, et ema ja isa peavad olema ikkagi võrdselt käsitletud ja nüüd see emapiima küsimus on ju ka väga mitmel moel lahendatav. Aga kui me mõtleme selle üle, kuidas lapsed on alati siin ilmas kasvanud, siis nad on ikkagi kasvanud mitte ainult jagatud vanemluse mudelis, vaid ka jagatud muude inimeste vahel, et kokkupuutudes väga paljude inimestega oma kasvamise teel, mis nagu me teame, ajuteadlase Jaan Aru järeldustest mõjub lapse arengule ainult hästi. Ja siis meil on lisaks põhiseadus rõhutab seda perekonna eraelu puutumatust. Sinna alla tegelikult ikkagi käib ka see küllalt suur iseotsustamise õigus, aga kindlasti käib sinna alla ka see, et kellegi teise kõrval ei ole õigust otsustada, et ema geenid on paremad kui isa geenid. Ja paragrahv 27 põhiseaduses ju rõhutab meil abikaasade võrdõiguslikkust ja selle kaudu ta ikkagi rõhutab ka ema ja isa võrdõiguslikkust väga selgelt. Ja rõhutab mõlema vanema õigust ja kohustust kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Ja nüüd, kui perekonnaseadusest on siin palju juttu olnud, need slaidid ei ole näha, ma kasutan neid rohkem enda jaoks, et nad kuidagi siin sassi läinud ühest formaatist teise, et väga vabandan. Aga tõepoolest, et siin mitmeid perekonnaseaduse paragrahve on juba esile toodud, aga see paragrahv 116 üldpõhimõttena, et mõlemal vanemal on võrdsed õigused ja kohustused. Et see on ikkagi see üldpõhimõte, eks ole. Ja ei näe isegi seda enam hästi. Kui õunast liigub asi Androidi. Meil on perekonnaseaduses ka terve rida selliseid paragrahve, mis ei räägi laste jagamisest ega mis räägivad üldisest perekonna olemisest. Ja meil on perekonnaseadus näeb ette sellise regulatsiooni, et näiteks abikaasadel on varalahusus, mis tähendab seda, et nad on perekond, aga neil leivad ei ole üldse ühes kapis ja seda peetakse täiesti normaalseks. Lisaks on siis lahuselu paragrahvid, et jällegi, et sa võid olla abielus, aga elada täiesti erinevates kohtades ja seda peetakse ka täiesti normaalseks perekonnaseaduses. Et need mõlemad, kõik need paragrahvid räägivad sellest, et kuidas me jagame vara sellistes olukordades, kus kaks täiskasvanud inimest, kes miskit otsapidi justkui nagu on perekond, elavad eraldi, kuidas siis vara jagamine on. Aga need lapsed nendes paragrahvides kuidagi nagu välja ei tule. Ja siin on nüüd iseenesest üks niisugune positiivne graafik ka, et tegelikult kui me statistilistele andmetele toetumine uuringutest oli varem hästi juttu ka, aga meil on Eesti mehed on maailmas ikkagi silma torkavalt tublid tasustamata kodutööde osas, et ei saa niisugust deduktiivset järeldust teha, et üldse ei sobi kuskile lastega kokku ühte ruumi, et ikkagi maailma mõistes meil see, Eesti on üleval 3, on meil see kodutööde tegemise aeg on Eesti meestel võrreldes muude riikidega silma torkavalt kõrge. Ja siis ühe niisuguse perekonna käsitluse me leiame hoopis Eestis Euroopa Liidu kodanikuseadusest, kus ka tegelikult paragrahv 3 räägib Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikmetest. See nüüd otse Eestisse kohe kohalduv ei ole, aga siit on hästi näha see õigusruumi üldine mõte, et ka jällegi sõltumata sellest, kas me elame koos või lahus, et saab ikkagi perekonda pidada küll. Ja lastekaitseseaduses on ka üle korratud see lapse õigus mõlemale vanemale ja riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste, ametiasutuste ja ka kõikide teiste avalik-õiguslike juriidiliste isikute siis kohustus toetada lapse vanemaid nende lapse õiguste heaolu tagamisel. Ja siin ongi nüüd see koht, kus see hargnemine toimub, kus tulevad mängu siis sageli võib-olla inimeste niisugused isiklikud subjektiivsed arvamused, et kuidas on õige seda asja lahendada, mis tegelikult ei ole õiguspärane.
Nüüd sellest põhiseadusest edasi arendatuna on meil siis soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis siis ütleb seda, et mitte ühelgi juhul ei tohi halvemini kohelda kedagi tema soo alusel, see kehtib siis kõikides ühiskonnale valdkondades, on rangelt keelatud erinev kohtlemine nii era- kui avalikus sektoris ja lisaks on siis riigi ja kohaliku omavalitsusüksuste asutustel, haridus- ja teadusinstitutsioonidel ning tööandjatel siis selged kohustused mitte lihtsalt taluda seda, et emad ja isad on võrdsed, vaid seda ka aktiivselt edendada. Ehk piltlikult öeldes, kui kohaliku omavalitsuse lastekaitseametnik näeb konkreetse juhtumiga tegeledes, et võib-olla seal on perekonnal endal näiteks, emal on arvamus, et ema on ikka juba ainult oma kromosoomide tõttu sobivam, siis tegelikult seadus paneb sellele kohaliku omavalitsuse lastekaitseametnikule lisaks siis laste huvides tegutsemisele kohustuse ikkagi valgustada tema poole pöördunud peret siis selles võrdõiguslikkuse küsimuses. Et see soolise võrdõiguslikkuse seadus ei kehti perekonna ja eraelu asjades. Selle sätte mõte on siis selles, et riik ei tule koju kontrollima, et kes peseb nõud ja kes toob puud tuppa. Et see on täiesti perekonna enda sees ikkagi võimalik kokku leppida, ilma et riik seal seda võrdõiguslikkust taga ajaks ja see on ka meile üldiselt ju vist mõistetav, miks see niimoodi on. Küll aga just rõhutades üle nüüd seda, et siin oli see piirang, et riigil ja kohaliku omavalitsuse asutustel on kohustus kohelda ema ja isa võrdselt, keeld kohelda ebavõrdselt ja kohustus edendada siis seda soolist võrdõiguslikkust kõikides võimalikes olukordades. Ja see puudutab nüüd ikkagi neid ametnikke või siis ka muid töötajaid kohalikes omavalitsustes või haridusasutusteski, kes siis perekondadega kokku puutuvad. Ehk veel kord, mitte ainult taluda seda võrdõiguslikkust, vaid seda ka aktiivselt edendada. Ja lisaks on siis meil karistusseadustik veel, mis paragrahv 152 näeb ette siis karistused võrdõiguslikkuse rikkumise eest nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele ja seal on ka siis selgelt see soo aspekt esile toodud. Soo all mõistetakse ka perekondlike kohustuste täitmist, see tuleb sealt soolise võrdõiguslikkuse seadusest kenasti välja. Ja on siis võimalik karistada juriidilisi isikuid rahatrahviga kuni 2000 eurot ja lisaks on sellele trahvimisele on siis ka veel võimalus saada siis kannatanul omakorda hüvitist selle kannatamise eest. Ja haridusasutustel on siis veel omakorda kohustus edendada, mis tähendab seda, et kui lasteaias ja põhikoolis, mitte ainult, aga võib-olla need lasteaia ja põhikooli vanused puudutavad kõige rohkem neid hooldusõiguse või suhtlusõiguse vaidlusi, et sellepärast ma tõin need 2 astet välja, et see on ka üks niisugune üldine põhiõiguste kaitsest tulenev kohustus, mis on siis omakorda üle korratud ka tegelikult nii õppekavades kui siis vastavates seadustes. Ja miks me oleme, miks me sellest teemast nii palju räägime, et mõistagi ühelt poolt see lähtub siis iga inimese niisugusest individuaalsest traagikast, et me ju kas praktikas suudame ette kujutada või teooriaski suudame ette kujutada, kui tohutult traagiline see võib olla, kui sa ei saa oma lapsega kokku või kui sa näed seda pealt, et need vaidlused, mis toimuvad, tegelikult kahjustavad sinu last, et see on üks kõige suuremaid isiklikke tragöödiaid, mis võib ju juhtuda. Aga nüüd, kui me mõtleme selle peale korraks, et kuidas me sellesse olukorda oleme jõudnud, et meil see perekonnaseadus tegeleb siis ainult 2 täiskasvanu vahelise või suuresti tegeleb 2 täiskasvanu vahelise vara jagamisega ja et meil on need stereotüübid või piiravad stereotüübid sellest, et see ema oleks justkui parem, et mõtleme korraks, kus see võib tulla, meil häid uuringuid selle kohta ei ole. Et tõepoolest Eestis oli kuni 2. maailmasõjani ja veidi aega ka peale seda oli siis ju regulatsioon, kus kui vanemad läksid vaidlema pärast lahutust laste üle, et siis need määrati isale. Niisugust kohtus üksteise vastu tõendite esitlemist ei olnud. Ja pärast siis 2. maailmasõda see võib-olla see endel läks nagu liiga suure hooga sinna teise otsa. Et me oleme ka rääkinud kohtunike ja lastekaitsjatega just selliste juhtumite pealt, kus ikkagi on tulnud mõlemalt poolt nii lastekaitsest või ka kohtutes, rõhutades siinkohal, et üldiselt ja loomulikult osatakse seda võrdse kohtlemise üldist printsiipi arvestada,
aga on ka teistsuguseid näiteid ja siis on välja toodud, et umbes 20 aastat kui Tartu Ülikoolis õpetatud juriste niimoodi, et igal juhul tuleb võidelda ja need õigused ema kätte. Et kindlasti oli see väga suur trauma, kui automaatselt otsusega läksid need õigused isale ja siis, kui selle trauma üle elanud õppejõud omakorda õpetasid üliõpilasi sellest, et ikkagi psühholoogiliselt on õigem see mõista emale ja nüüd me peame emade eest eriti võitlema, et see pendel lihtsalt vist läks natukene teise otsa. Ja teine asi, mis on muutunud selle juures täiesti on see viis, kuidas me töötame igapäevaselt, et mitte ainult me ei kasvata ju lapsi, vaid me ikkagi hangime endale elatist ja kuidagi tagame selle, et me talvel ei sure külma ja nälga. Aga see pool on täiesti totaalselt muutunud, et mina mäletan veel seda, kuidas minu vanaema pesi käsitsi pesu, siis ma läks natuke aega mööda, siis tuli meile see pesumasin Riiga ja praegu, kuna meil on ka palju lapsi, et siis mul on see äpist käivitatav pesumasin, eks ole. Et sekundeidki ei lähe selle peale, et see pesu pestud saaks. Ja kõik see aeg, mis üle jääb, Cambridge'i ülikooli majandusteadlased on välja mõeldud, et selline käsitsi kausitäie pesu pesemine võttis naisel 4 tundi aega, et nüüd see 4 tundi läheb millelegi muule. Ja võib-olla see on juhtunud nii ruttu, et jällegi, et mina loen ennast väga nooreks inimeseks, et mul on pool elu veel ees, aga see käsitsi pesu pesemiselt äpist käivitatava pesumasinani, seda ma olen ise näinud. Et me ei suuda võib-olla oma otsustes või eelarvamustes kohaneda sellega või ei ole suutnud hästi kohaneda sellega, et tegelikult see töötamine on ka niivõrd totaalselt muutunud ja nüüd, kui me mõtleme natuke veel tagasi, siis niisugust olukorda inimkonna ajaloos, nagu on olnud peale teist maailmasõda, kus kodudesse on jõudnud, siis pesumasinad, tsentraalne küte, kraanist tuleb vesi, lehmi enam ei lüpsa iga hommikul kell 6, lambaid ei ole vaja pügada ja lambavilja kraasida ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et see olukord on ju üks ainukene hetk inimkonna ajaloos ja niisugust olukorda nagu praegu on, et üldse võiks tekkida sellist võimalust, et naine on imikuga kodus ja ei tee mitte midagi peale lapse kasvatamise, et sellist olukorda ei ole kunagi varem inimkonna ajaloos olnud. Et kui me loogiliselt mõtleme, siis ei ole meil ühtegi teaduslikku või ka kognitiivselt alust väita, et just nimelt viibimine ema juures kogu aeg oleks midagi, mis lapse psühholoogiale kuidagi siis eriliselt mõjuks. Et palun mitte valesti aru saada, ma ei kutsu üles sellest kuidagi loobuma, ma lihtsalt osundan sellele, et kui lühikesest ajast inimkonna ajaloos me üleüldse räägime ja kui kõike hõlmavaid järeldusi mõnikord kiputakse sellest tegema. Kui on siis olukord, et kus mõni ametiisik on siis erinevalt, ka see võib olla politsei või see võib olla ka siis lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja või õpetaja või keegi, kes siis avaliku sektori poolt peredega kokku puutub, et siis jah, kindlasti soovitan pöörduda Sotsiaalkaitseameti lastekaitseüksusesse. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksus tegeleb ka nende olukordadega, kus perel ja lastekaitseametnikul on, kohaliku omavalitsuse lastekaitseametnikul on erinev arusaam mõnest asjast, et nemad siis riigis kesksena lahendavad ka neid eriarvamusi, sealt saab siis piirkonna järgi vaadata. Ja teine võimalus on, või ütleme täiendav võimalus siiski on siis pöörduda voliniku poole avalduselt volinik.ee, et me saame vaadata siis neid juhtumeid, kus on siis avaliku sektori esindaja. Ja meil on ka selline trükis nagu kirjad lapsevanemale, sellest ilmub nüüd kohe 3. trükk, kus on seda üldist õiguslikku raamistust ka natukene selgitatud ja mille üks kaasautoreid on siis kirjanik Indrek Kohv, kes ka 4 lapse isana on alati väga üllatunud, kui ta lapsega arsti juurde läheb ja arst küsib, et kas lapsel ema ei olegi, et teie tulite. Ja nüüd see laiem mõju asjast, millega ma küll õpetan, et seda on tulnud välja mitmes eelnevas ettekandes. Et tegelikult tõepoolest, mida paremini saab ühiskonda aru iga inimese tähtsusest, iga inimese võrdsete võimaluste vajalikkusest, et seda rohkem kasutatakse ka seda jagatud vanemust. Mulle tegelikult väga meeldis see Helen Hääle välja toodud termin ka, ma ei suuda nüüd küll kohe järgi öelda, jagatud ainuhooldusõigus. Et kui 2 nädalat on ühe vanema juures, siis on see vanem otsustab ja kui 2 nädalat on teise vanema juures, siis see teine vanem otsustab, aga mõlemad vanemad on võrdsed.
et sellel on mõju laste heaolule ja tervisele, nagu me hommikupoole kuulsime. See kindlasti omab mõju üldisele ühiskondlikule arusaamisele, kuidas me näeme. Ma olen olnud päris mitmes arutelus, kus see teema tuleb ülesse ja mõni väga tubli naisõiguslane ütleb, et ei, et me ei saa sellist asja lubada, et me emade õigusi vähendame. Aga siis, kui me seda rahulikult läbi arutame ja mõtleme, et kas ei ole mitte siiski kogu see soolise palgalõhe asi ja siis see emade ja naiste diskrimineerimine tööturul või see klaaslae teema ja kas see mitte ei ole ikkagi seotud sellega, et me arvame, et ema on parem lapsi kasvatama ja sellepärast püsigu kodus. See on ühe ja sama mündi kaks poolt ju tegelikult. Ja konfliktilahenduse eeskujust ja kuidas sellest oli ka juttu siin. Et lihtsalt see on väga oluline teema, sellepärast, et üldiselt praegu maailmas ebavõrdsus kasvab. Ebavõrdsus ka naiste ja meeste vahel üldiselt kasvab. Ja see on seotud siis suuresti sellega, kuidas on siiamaani varad jagunenud, seotud tehisintellektiga, siis bioloogiliste tehnoloogiate kasutusele võtmisega, mis kõik eeldavad väga suuri investeeringuid ja lühidalt öeldes, kui sul juba on raha, sa saad neid investeeringuid teha, sa saad veel kiiremini, veel rikkamaks. Ehk need varalised lõhed meeste ja naiste vahel Eestis maailmas kasvavad. Et selles olukorras on tegelikult eriti oluline, et me ei aitaks nagu, ei paneks habu alla siis sellele kohale, kus me laste enda huvides seda tegema ei peaks. Et suur aitäh! Ei, see kõik on ju õige ja alati on ilus öelda, et me võitleme laste huvides, aga siis on sul selle 2,5 kilogrammi seda väikest kotletikest, eks seda, kes tegelikult ei tea sellest maailmast või mitte midagi ja teda kasutatakse kogu aeg ära, manipuleeritakse temaga seda üldse kõikides praktikas siin on. Kujutame ette, et inimene tuleb nüüd kohtus siis selle otsusega, et ta on järjekordselt ebaõiglaselt koheldud, on ta siis isa või on ema, mõlemaid juhtumeid on lõpuks olemas ja koputab näiteks teie uksele, tehke nüüd midagi. Mida te ütlete seda? Neid koputusi me saame üsna palju sellistel juhtudel, me küll alati ütleme, et kohus on Eesti Vabariigis täiesti iseseisev, kohtumenetlustesse ei sekku mitte ükski riigiametnik. Kohus on läbi ju. Ja kohus on siis ikkagi ainukene võimalus seda kohtuotsust edasi kaevata, et ükski riigiametnik ei saa küll kuidagi kohtuotsust ümber vaadata ega mõjutada. Ma küll möönan seda, et mõnikord mul on natukene näpud kibelenud, kui mul on mõni vanem saatnud mõne kohtuotsuse, kus ma olen näinud ikkagi kohtuotsuseid, kus on selgelt stereotüüpselt neid lahendusi tehtud. Aga see ei ole kõigutanud minu usku sellesse, et kohus on alati õiglane ja teeb alati parima otsuse, et ma inimlikult saan aru, et need stereotüüpsed otsused võivad sinna kergesti sisse lipsata. Aga kindlasti võiks soovitada ka kohtunikele siis tõesti koolitusi ja olen ka kohtunike endiga vesteldes saanud sellist tagasisidet, et psühholoogiliselt on lapsel emaga olla parem ja et on selliseid arvamusi küll, et see kindlasti vajab lihtsalt koolitamist ja vajab võib-olla ka natukene laiemalt mõtlemist, et tõesti see perekonnaseadus, miks ta selline on ja kuidas me saaksime neid asju paremini või võrdõiguslikumalt lahendada, et see tendents on positiivne. Aga kui juba võrdõigusvolinik ütleb ilmselge stereotüüpide juhtumi kohta, et see on paratamatus või paneme silma kinni või ma usun edasi sellesse kõigesse, kuigi pilti on õige, kas see on natuke silmakirjalik signaal? Või natuke jõuetu? Ei, kindlasti ei ole, et ma arvan, et jõuetu ta kindlasti ei ole, selles mõttes, et demokraatlik riik ikkagi püsib sellele, et kohus on täiesti iseseisev. Et sellel hetkel, kui tekib riigiametnikul õigus sekkuda kohtuotsustesse, me enam ei ela vabas demokraatlikus riigis. Me peaks kommenteerima kohtuotsuste. Et mida saame meie teha, ongi selline teavitustöö, mille üks osa on see siin praegu ja kindlasti oleme valmis pakkuma kohtunikele koolitusi, kui huvi on, et seda tehakse laialdaselt teistes riikides. Me lihtsalt ei ole selleni veel jõudnud, raputan siin tuhka pähe. Te ei ole pakkunud veel koolitust kohtunikele, mis te arvate, mida see võiks kaasa tuua, kas nad tuuglevad teie ukse peal? Ma tunnistan seda, et me ei ole pakkunud sellepärast, et meil on tellitud koolituste järjekord nii pikk. Kes siis tellivad? Kohtud ei telli, kes tellivad? No näiteks üks viimatine sarnasel teemal koolitus, mille tellis Eesti politsei, väga huvitav päev oli. Siin me saame öelda, et politsei natuke edumeelsem kui Eesti kohus. Selle järelduse võib küsija teha enda jaoks küll. Midagi peab riidade vahele käima.
Nii, siin on kuskil mikrofon, ilus kollase peaga mikrofon ja kuskil või noormestel pilti jälle kuskil. Aga käsi püsti, kes tahab küsida midagi. Siin on elus õigusvolinik. Jaa, palun. Seda polka kuskilt võtta, aga küsime senikaua kõlava selge häälega. Kui ma küsin, siis kõigepealt ma viitan ühe lause vastale ja ka seda võimalust ajaks, kuna ma enne saan hääl. Nii, nüüd tuli meil pulk, palun. Ennekõike olen mina ka kohtuprotsessis keset seda, siis natuke kõvemalt. Siis mina pole veel enne näinud, et nii julgelt ja nii tugevalt võrdõiguslikust nõutakse kui vanemlike hooldusõiguste ja elatiste tasumine. See on esmakülgne ja väga lahe, kui selline praktika ka teistesse valdkondadesse jõuab. Aga ma kasutan oma aega selleks, mis enne minuni hääle jõudnud, on see, et üks on see, et jagada vanemlus nii, et 50-50, et kui palju on maid ja ma ei tea, kui ma õigustan mäletan, on osa see, kus kohtud, ametnikud, advokaadid, juristid õpivad inimesed nartsissistlike vägivaldsete mõjudega ja mõjustavad inimesi. Milline praktika Eestis, et kui palju neid inimesi uuritakse, neid käitumismustreid vaadatakse selle hetkel, kui kohtuotsus tehakse. Nagu me teame, inimeste kohta on lugenud, kes on lugenud mitte, et kui hästi nad esindavad klassi, kui hästi, kui manipulatiivselt võivad käituda. Milline praktika tegelikult Eestis on? Aga jah, see on tegelikult natuke sama küsimus, mida me enne püüdsime, see menetleb põhjalikult, siis kohus teeb nüüd otsuseid, kui palju ta on tarkus, kui palju ta teab nende inimeste kohta. Kes tahab vastata või kellele see küsimus ei suuda? Meil on üks standardpöördumine meil on ja mis ütleb võib-olla nagu selle üldise mustri kohta. Ja see standardpöördumine on siis, näeb välja niimoodi, et pöördujaks on siis isa ja ta ei varjagi seda, et meil ennem oli selline perekond, kus tema arvas, et mees peab peret ülal pidama ja naine peab kodus lapsi kasvatama. Aga siis nad läksid lahku ja nüüd see isa arvab teistmoodi. Nüüd ta arvab niimoodi, et naine peaks ka tööl käima ja elatist teenima ja tema peaks ka lapsi kasvatama. Et ühesõnaga sellest lahkumineku faktist toimub selline maailmapildi ümberhindamine. Et ma ei tea, kas te selle kohta küsisite, aga see on üks tüüpnäiteid ja siis me sellele pöördujale anname siis otsad kätte, et kuidas ta saaks edasi minna, sest meie seda konkreetselt juhtumit ei lahenda, aga see tõepoolest on niimoodi, et lahutus paneb mitmetele väärtushinnangutele võib-olla vahest nagu teistmoodi vaatama ja ma ei seoks seda tingimata isiksuse omadustega, et ma arvan, et tegelikult on täitsa normaalne, et inimene tahab oma lastega koos olla ja selles kasvatamises osaleda. Et mis puudutab seda manipuleerimist lastega, siis siin on üks asi, mis on kogu aeg iga ettekande ajal õhus hõilunud, aga mida ei ole välja öeldud, et on see, et ikkagi päris paljudel juhtudel on tegelik probleem see, et ühe vanematest käivitub miskipärast tugev omanditunne lapse üle. Ja see tugev omanditunne lapse üle ei lase tal tegelikkuses mõelda sellele, et mis on selle lapsele parem või parim ja seal võib olla veel igast muid asju ka nagu mängus, aga muidugi on väga keeruline lahendada, kui sa kõigepealt pead hakkama lahutama seda mõtet, või eemaldama seda mõtet ühe inimese peast, et see laps ei ole sinu omand, et ta on täitsa iseseisev, omaette, areneb omaette ja mõlemal vanemal on siis need õigused ja kohustused. See natukene ongi see kaasomandi teema, millest me siin enne veidi targutasime, et ei ole võimalik jagada seda inimest, kes on mulle kõige kallim ja kui jama on juba majas. Aga millistele küsimustele võrdõigusvolinik on suutnud tuua lahenduse, kui me räägime sama valdkonna asjadest, kas on mõni? No me oleme ikkagi mõnigi kord siis tõesti kas pöördunud selle kohaliku omavalitsuse poole, kes on selgelt andnud siis piiravat soostereotüüpi ette, ja oleme ka aidanud siis inimese selle jagatud tõendamiskohustuse osas päris mitmel korral, ehk juhul kui soolise võrdõiguslikkuse seadus näeb ette siis jagatud tõendamiskohustuse, mis tähendab seda, et kui kellelegi tundub, et näiteks ametiisik on tema suhtes olnud soo tõttu ebaõiglane, siis on inimesel õigus pöörduda selle ametiisiku poole ja see ametiisik peab tõendama asjaoludele tuginedes, faktilistele asjaoludele tuginedes,
et ta seda ei ole olnud ja kui ta jätab selle tõendamata, siis see tähendab diskrimineerimise omaks võtmist ja see tähendab siis kahjutasu nagu väljamaksmise eeldust. Et sellist, selle tõendamiskohustusele viitamine on tegelikult pannud päris mitmel juhul, aidanud välja sellest piiravast stereotüübist. No selleks ei pea nõustus, et me nüüd kohtuotsuseid äkki hakka kommenteerima, aga kui räägime sellest samast baasist, millele siin läks ka küsimuseks, see eeltöö, mille põhjal lõpuks tehakse see otsus. Kas siin oleks põhjus protsessida lapsevanematel näiteks, küsida näiteks teilt abi, eks ole, loomulikult sellel poolel, kes siis tunneb ennast ahistatuna, et seda tööd tehtaks nii, et kõiki asjaolusid arvestatakse, on see nüüd soolise või muu põhjus, eks ole, siin on laps mängus. Meie perekonnaõiguslikke asju selles mõttes ei menetle, et nagu siin tuli ka eelnevatest ettekannetest välja, et see tähendab väga palju asitõendite kogumist, lastega vestlemist ja kõike muud sellised. Ainukene asi, kus meie saame aidata, on see, et me suuname siis edasi õigesse kohta või siis ainult selle juhul, kui on ametiisik kohelnud siis ebavõrdselt soo tõttu. Et kui on kas lastekaitseametnik, politseiametnik, keegi, kes on seda väljendanud, mõnikord on seda kirja pandud, et siis sellisel juhul välja arvatud siis kohus. Aga me saame ka aidata, päris palju enamikel juhtudel me suuname edasi sinna Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksusesse, kus on väga head professionaalid, et selles me oleme mitu korda veendunud. Seda rõõm kuulda. Kas on meil üks küsimus? Kui seda küsimust ei ole, siis Liisa, aitäh, et tulid ja selgitasid kenasti ära.